Neljandas klassis meil oli siis see käsitööring seal. Üks Anna Jänes, kes seda andis, oli see tööõpetusõpetaja, kui mina tahtsin neid uhkeid sokke teha siis halliste mustriga siia säärele ja kõik ja tegin need sokid ära, väga ilusad nad tulid ja kõik. Aga säär oli nii kitsas, et ei tahtnud jalga minnagi. Aga õde oli must 7 aastat vanem, siis olid need siidisukkad. Noh, selle peale ta ikka tõmbas nad siis jalga. Noh, tol ajal iga ema õpetas oma tütre, isa õpetas oma poja käsitööd tegema. Nii et õppinud on nad kõik. Ja kontor oli meil Tallinnas. Kui kuskil mujal saata ei olnud, siis läks laost kõik kaup ikkagi Venemaale ära. Need kindad ja sokid ja kui palju ikka ja plaan oli peal. Siin ikka tehti tõesti seda tööd ja noh, 15 jaoskonda me olime ikka selle 3 jaoskonna hulgas ikkagi esireas. Seltskond oli tore. Kui ikka mingit üritust tegime, siis olid kõik platsis. Oli siis kevadine koristamine, seal maja ümbruse koristamine, siin Tiigi tänaval. Kõik tulid välja. Ja noh, siis avaldasidki soovi, noh aga tehke see Uku tagasi. Aga me Ukut ju teha ei saanud ju enam siis. Ja nii siis oligi, saigi meil see. Olgi Uku vakk. Enamus ikka on meil praegu endised ugulased. No, 4-5 daami on ka, kes ei ole Ukus varem tööl olnud. See on Halliste sõba. Halliste sõba, mida ma praegu koonsin. Me lihtsalt teeme need valmis ja kui tuleb meil mõni niimoodi tahab osta, meil ikka aeg-ajalt käib, kes soovivad osta. Neil konkreetselt tellimust ei ole, aga enne mis me tegime, oli siis mulgikonverentsile siis. Need keelditi sinna, see Mulgikultuuri Instituudi eestvedaja, see Janne Järvelt. See võttis need siis 3 sõbasid. See nüüd mul lõnga lõpp, sellepärast ma panen niimoodi käsitsi ja siis ma panen kohe süstiku siia. Naised, praegu on meil umbes 20 inimest, kes pidevad tegijad. Kas teevad oma materjalist, oma lõngast, kui saavad meilt siis materjali ja teevad siis kindaid, sokke, salle, kampsuneid. Ei, raha tahame ikka. Ega meile kuskilt raha ei maksta, me peame ise teenima. Ikka oleme vee peal. Uksi veel kinni ei pane. Ikka meie inimesed ostavad rahvariiete juurde ja kingituseks ja sellega me ei võistle üldsegi, et noh, et konkurents on. Seks igaüks ajab oma asja ja me oleme ikkagi seda rahvuslikku juurde jäänud. Ja mõni tuleb, kastub niisama läbi, tahab lihtsalt vestelda ja aega parajaks teha niimoodi. Meil ei ole ühtegi siukest kindlat kohta, kus me lähme, et me ostame sealt nüüd selle lõnga, millest teha. Me lähme sinna kaupluse, ostame need värvid, mis meil vaja on ja värvime selle lõnga ära. Naturaalmajandusele tagasi. No ma ei tea. Ikka peaks vast olema riigil ka mingi plaanimajandus oma majanduses. Sel neetud nõukaajal siukest probleemi ei olnud. Nüüd oli meil viimane nende rahvariide seelikutega 10 rahvariide seelikut, 10 kilo lõnga, päris tükk tegu oli. Ja see lõng oli ka veel niimoodi, et kui panime ühte patta kõik selle lõnga, mis pidi olema üks partii ja kindla peale värvuma kõik täpselt ühesuguseks, siis kilo lõnga värvimisel said see 2 tooni vähemalt seda lõnga. Ta oli küll punane, aga oli toonivahe. See tähendab sedasi, et lõngad ei olnud ühest partiist. See on nüüd see Haapsalu salm, mis tuleb läbi abielusõrmused.